No nii, uus päev, endiselt sama projekt. Nagu eelmise video lõpus ütlesin, siis praegu oleme faasis, kus 100 asja on tehtud ja kõik need 100 asja on pooleli. Ehk siis selles videos üritame ja loodetavasti ka saame kõik need poolikud asjad valmis, mis tähendab, et võiks saada video lõpuks ka auto valmis. Ja siis äkki kui näete ka, milline ta siis lõpuks välja näeb ja kas kõik läheks meil plaanipäraselt või mitte ja kuidas asjad töötavad, mingid asjad ja ühesõnaga hakkame hooga pihta ja äkki lõpuks saab valmis. Räägin ka pisut, millega ma tegelenud olen. Et tegelikult selle ukse äärega ma juba jamasin vist 3. videos äkki. Ja need ukse ääred on alati suhteliselt keerulised kohad. Ja mu eelmine lahendus oli see, et ma liimisin siia klotsid ja siis ma lihtsalt väänasin 6. Plaan oli siis kruvidega ja liimiga väänab selle 6 siia nagu paika. Iseenesest toimiks ka, aga see ei ole nagu kõige õigem lahendus. Et siis ta jääb nagu hullult pinge alla just see kumeruse koht siin. Liimimist hoiab, aga ongi, ta jääb nagu ilgelt pinge alla ja pluss on liim on nagu igavene, aga ta on nagu nii raske ära ka võtta, kui peaks olema mingi teema, et sääsevõrk ei libise hästi, on vaja korra nagu laati võtta, siis liimiga on nagu lappes, aga sellega äravõetava tükiga saab nagu naha natuke tagasi tõmmata ja saab ära võtta, kui peaks olema mingi teema. Ja väga muud lahendust olnud, kui lihtsalt sisuliselt tuimalt siis jõumeetodil ma panin ühe sirgetüki ja siis kuuma liimiga panin ühe diagonaali ja ühe teise sirge ja nagu kuuma liimiga heitsin selle kumeruse välja. Lõikasin nii-öelda siis tagantpoolt lõiksin nagu sälgud sisse, kuuma liimi veits välja ja siis ajasin nagu terosoni täis. Teroson on see liim, millega siis hästi kange liim on, ühesõnaga ajasin sellega nagu vahet täis. Ja siis teiselt poolt samamoodi, kuna see tükk natuke nagu liigub, siis ma tegelikult pahtlesin selle 2 komponentsi pahtliga. Aga ikkagist tükk nii palju liigub, et tekivad mõrad ja siis ma proovisin pahtleda selle sama liimiga ja liimiga pahtledamine on huvitav tegevus, aga isegi õnnestus. Ei olnud isegi kõige keerulisem ja tegelikult nüüd on see nagu, justkui see tükk on pandud kokku siis 3 tükist ja ta tegelikult on suhteliselt nagu hea. Sääsevõrgu panime ka kohe peal ette tagasi, vahepeal tuli eest ära jälle, mingi tagatolid läks korra ette tagasi. Nüüd vist jääb lõplikult paika loodetavasti. Ja selle tükiga edasine plaan ongi lihtsalt siis ma veits veel seda lihvin ja kui ma nüüd lõpuks sääsevõrgu uuesti tagasi panen, uuesti kinni panen, tensionin ära,
siis läheb see tükk siia tagasi, paari krõviga kinni, tõk, ja siis paneb siia naha peale ja ongi see ukse äär nagu tehtud timmi, pluss sääsevõrguse siin saab ka peitu. Et siis selline lahendus omajagu parem kui eelmine. No nii, nüüd lõpuks ka duširuumiga enam-vähem ühel pool. Et esimeses videos vist ütlesin, et tahaks sellega võimalikult kiiresti ja võimalikult ruttu valmis saada, et sellega on kõige rohkem magasi. Nagu ikka, jäi suht lõpu peale. Aga siuke lihtne, suhtkoht lihtne lahendus. Siin üleval mingisugune kapp panipaik. Siia klaasi peale peaks veel peegel tulema. Väike kraanikauss, segisti. See tuleb ära, saab nii-öelda ka selle dušina kasutada. Siia tulevad veel siis mingisugused hoiustuslahendused erinevate dušikeeldele asjadele, rätikutele asjadele ja siis siin on 3 sahtlit. Sellel on siin üks osa nii-öelda kinniseks justkui pandud, et siia jäävad need äravoolutorud. Nii, on siin all, et siia ei saa asju panna. Aga jah, muidu sellised sahtlid. Ja kui sahtlid välja võtta, siis tegelikult siin all on ka väike access luuk, kus saab mingitele kaablitele ja õhutorudele ligipääsu, kui on mingi pärast seda vaja teha. Ja pott, Domesticu pott, täitsa ok, toimib veega, vajutad nuppu, tuleb vett. Selles pidime alus alla tegema, mis kõrguse mõttes, nii-öelda poti kasutamiskõrguse mõttes ei ole küll optimaalne. Aga väljast, kiirelt näitan, väljast lihtsalt me ei tahtnud nii-öelda seda välisluuki madalamale tuua. Et sellel nüüd ei ole küll see praegu lust ees. Aga see nii-öelda kasseti väljasaamise ava pani selle asjad paika, et me ei tahtnud siia plastiku sisse minema hakata, et see oleks ilmselt omajagu muid probleeme juurde tekitanud. Ja siin on siis veel üks voolik õhutus on veel panemata. Muidu suures plaanis rahul duširuumiga, mingid nipet-näpet asjad on, mida teeks teistmoodi, mingid nipet-näpet asjad on, mida tahaks kiiremini teha. Aga ma arvan, et üldtulemusvälimus on täitsa okei. Dušust näitan ka siis, see oli ka siin kohe juba olemas. Selline rulookardina moodi variant. Vett hoiab, nii et ega ta muud rohkem tegema ei peagi. Iseenesest
täitsa okei, viisakas lahendus. Aga jah, selline on ja teeme siin veel mingid niped-näped asjad ära ja siis saab selle tehtuks lugeda. Ühesõnaga, ma olen siin ka tegelenud, aeg on veits möödas ja ma tegelesin taaskord selle teleka kastiga siis. Mingi tükk oli olemas, aga lõikasin mingid kumerased veel tükid juurde ühesõnaga sinna ja siis panin teleka külge. Aga noh, nagu ikka siis algsed lahendused ei ole kõige paremad ja lukkudega on mingi aga, et see telekas, ta küll läheb lukku. Aretasin mingi lukku, aga ta ikkagist on nagu ei ole nagu päris lukus ja saab paukuda, ehk siis vaatame, äkki saame õige siis koos lukuga teleka jala, mis siis matkapustis kasutatakse, et ise aretamisel ei olnud väga pointi. Ja siis järgmine asi, mis ma olen tegelenud, on siis siia alla tulid siis liuguksed. Tegelikult need liuguksed Mill juba lõikas millegi välja. Tegelikult vist Rain lõikas välja, siis need said lamineeritud ja siis lõikas Mill laminaarid tasa. Aga siin siuke liugukse süsteem on. Siin on 2 suu profiili siinideks ja siis nad niimoodi siin liiguvad. Võtavad nimimist ja siis kuna meil siin on igast elektriasjad tahavad saada venti ja hästi, siis ma praegu lõikangi ühe tegin juba testiks ära, 1 vent rest tuleb siia tuleb ka veel 2 vent resti
ja siis siin taga on truuma ja truumal on siis ka üks ventress, kus ta õhku võtab ja siis kuna meil üks ots siia garaaži puhub ka, siis siin on üks ventress veel, kus ta alt siis puhub garaaži ja üle võtab vist õhku. Ja see need ventressidega ma praegu tegelen ja tegeleb edasi. Siis, kui ma juba räägin, siis võime rääkida, mis vahepeal veel toimunud on. See kirst sai kokku pandud, mis juba täitsa ammu oli kunagi valmis ja tükid olid seina ääres. Nüüd on siin saaned peal, värgid-särgid, siis siin kapi uks, mil pani ukse ette, riiulid on sees, lukustid. Siis Rain tegeles ka külmikuga, külmik on ka põhimõtteliselt peaaegu valmis, et ta siis niimoodi hakkabki käima. Slaidib edasi-tagasi, praegu mul saab mingid teibid, need slaidid võts pahasti, aga põhimõtteliselt umbes sellised ta siis on. Et kuna see voodi käib siit ülesse, siis saab voodi üles tõsta, külmiku eest ära slaidida. Et rohkem garaaži teha ei taha, siis lased voodi peale tagasi ja külmik ette ja saab asju võtta. See lahendus on ka põhimõtteliselt koos, saab veel ühendada ja siia tuleb lukusti sellele, et see külmik ei saaks sõita. Mill pani ette ka ukse vineerid. Taga on sellised kollased, et šabloonid olid olemas, ta lõikas šabloonide järgi välja, lihvis, panime laminaadid peale ja siis ta kruttis need külge. Ja küljeuksil siis on samamoodi, šabloonid olid olemas, lõikas välja, pani laminaadid peale, lõikas aknaaugu sisse ja siia raha läks kardin, et saaks ilusti kardina kinni tõmmata. Ja seda telekakasti timmis ka, aga see on ka põhimõtteliselt töökorras. Äkki vist muud ei olegi, ma tegelen nende ristidega edasi ja siis loodetavasti saame juba need lükanduksid tööle. Esimene sirge on, siis see LED-riba sirge on nüüd lahatatud, siis see lahendus oli siis sama, et siin on see soon, laes on nurgad, tükk läheb soonde, panin siia igasse kohta, kus soonde läheb, panin liimi ka, et ta läks ikka hästi kinni. Ja muud ei olegi, liimime ära.
Võib-olla taustal olete näinud, aga Siim tegi siin üks päev toreda listi, kus on kirjas mingi nädala või 2 taguse seisuga kõik asjad, mis oleks veel vaja ära teha. Kõik asjad, mis too hetk meelde tulid. Et siin on mingid asju on juurde kirjutatud ja ilmselt mida lõpupoole, seda rohkem asju siia ka juurde kirjutab. Ehk siis see on praegu meie nii-öelda to-do list, mida tegema peaks. Et siin just kohvimasina panin kinni. Selle maha tõmmata kohvimasinale pistikupesa. Nendega ma hakkan ilmselt tegelema kõigiga. Siis hannituba, silikoonid vaatasin üle, amordi vahetasin ära, ionisaatori panin paika. Vetsupoti tuulutus on paigas, ülemisele panin krapile, panin kruve, panin, mis vaheseinaga nupp olemas. Selle võib ka vist maha tõmmata, see peaks ka toimima. Boom. See on ka tehtud. Nii, liimida on vaja, detailid on, ma ei tea, detail lõpp on lasta alla. Ühesõnaga, päris pikk list on veel teha. Ilmselt praegu hakkangi veepaagkastiga tegelema, kõik on tegelikult suht lihtsad asjad. Paag esine kinni, sinna on umbes täpselt 4 kruvi vaja panna, hatchile lukusti ka umbes täpselt 4 kruvi. Soojustus, väike tükk ja tunnel puhuri kattes on vaja, kui kätte jõuab, võtab 30 sekki aega. Ehk siis nokitseme neid väikseid asju. No nii, nagu näha, siis vahepeal sai voodiplatte sisse. Praegu seal pitskruvi hoiab ennast lahti. Päris esimese korraga ei läinud, pidi veits lühemaks lõikama, nagu nägite ka. Kokku läks 2 milli lühemaks. Tegelikult kinni läks, aga ta veits hakkas vastu seda seina kraapima, nii et mõtlesime, et teeme. Ühesõnaga, nüüd veel voodi juures vist viimane asi, mis oleks vaja teha, on see sama amort ära panna ja selle jaoks plaan on ja ilmselt ka jääb panna siia üks tõmmmutter, kuhu sisse see poldi kinni keerab. Ehk siis puurimise augu tõmbame selle tõmmutri sisse ja loodame, et midagi ei lähe. Ja siis on ülihea selle voodiga. Saab veel ühe rea sealt uhkest tabelist maha tõmmata ja äkki hakkab siis ka lõpp paistma kunagi varsti vaikselt.
No nii, auto uuesti välja aetud, seekord siis vähe valgem ilmaga. Nagu näha, siis maapind on märg juba. Ja lasen paagid täis, puhtaveepaagi täis, mustaveepaagi täis. Ja mitte et veepaake testida, neid on juba testitud. Aga tegelikult on aeg hakata neid asju siin ka seadistama. Et siin on, seekord on siin mingisugune Seamarine'i ekraani lahendus ja süsteemid, mis siis akudaselt jälgib ja veepaake. Mul oli endal varasemalt kogemus sellega ei ole, aga see tuli nii-öelda autoga kaasa, ehk siis vaata, mis ja kuidas ta töötab. Noh, mingit aku asja ta juba näitab, kuigi noh, protsendid on kindlasti valedel. Ja mingid paagi asju ta ka näitab justkui. Aga siin on vaja kalibreerida ülemine piir, alumine piir, võib-olla keskele mingi number ka visata. Ehk siis proovime need paika timmida. Loodetavasti läheb lihtsalt, eks näis. No nii, tundub, et ma selle pikaga sain praegu, Seamarine'iga sain praegu asjad toimima. Vett, puhast musta vett näitab. Et paagis praegu, mida ka hästi näha on. See ongi umbes täpselt, siin ongi umbes täpselt pool paaki. Ehk siis see ilusti töötab. Musta veenduri sain ka toimima, suht murevabalt. Ait natuke oma lollust oli. Ja siis lisaks tal on ka akutaseme indikaator sisse ehitatud. See protsendi teema näitab praegu valesti. Akud peaks olema 100% täis. Ühesõnaga, ma pean akut täiesti täis laadima, et ma saan 100% peale ära resetida ja siis ta hakkab õiget numbrit näitama. Aga praegu pinge on õige, need amprid on õiged. Ma panin ka välipistiku sappa, sellepärast siin on nõnda suured numbrid. Ja see time to charge ka siis tegelikult on samamoodi õige, et tal kogu see aku info on olemas. Ehk siis selle teemaga on hästi, seda ma rohkem ei näpi. Ja ka vahepeal tekkis juba üks uus probleem, mida ei olnud veel kontrollinud, vaadanud, teinud. Et kui mul Victorin lapp siin lahti on, siis on näha, et üks solar, nüüd korra connectib, üks solar töötab, selle taga on 2 paneeli, umbes 200 vatti, laeb praegu 20 vatiga, mis numbriliselt on tegelikult väike, aga pinge on ilusti üleval. Ja noh, päike on ka tegelikult juba, madal on võib-olla palju öeldud, aga et ta ei ole ka nagu kõige kõrgemal. Aga ma arvan, et siin on väga lihtne vastus, miks see number nii väike on. Ja see vastus on, et need paneelid on väga-väga tolmused. Aga millegipärast kui ma võtan nüüd lahti uuesti selle rakenduse, siis nagu Siim ka rääkis mingis episoodis, et meil on tegelikult 2 solarit, ühed paneelid on ühel, teisel, siis teine Smart Solar millegipärast ei tunnista üldse paneele, isegi nagu pinge on nullis. Ehk siis midagi on valesti kuskil, ilmselt on kuskil mingi ühendus lahti või ühendus tagurpidi, kumb variant. Ehk siis kontrollime selle üle ja üritame aru saada, mis valesti on, et tegelikult võiks ka selle kenasti toimima saada.
vahele väike kiire reklaamipaus. Ehk siis, kes ei tea, siis tegeleme lisaks kõigele muule ka erinevate vidinate müügiga, kõigega, mis siis kämperi ja kämpervennide ja matkakatega seotud on. Peamiselt hetkel e-poes on üleval siis erinevad elektrividinad, nüüd hooaeg tulemas, kõige popimad asjad on päiksepaneeli komplektid ja elektrisüsteemi komplektid, kus siis on kõik vajalikud asjad kas siis paneelide paigalduseks või siis kogu matkaauto elektri tegemiseks. Kui leiate midagi sobivat, aga vaatate, et 1-2 asja võib-olla tahaks muutmist või tahaks midagi ringi timmida, siis kirjutage, kõike saab, andke märku. Lisaks, kui on ka mingid muud asjad, ma ei tea, katuseluugid või aknaid või midagi tarvis, vaja, soovi, siis võib alati kirjutada, alati ei saa mingit superhead diilid pakkuda, aga vähemalt saan pilgu peale sealt, et äkki saab oluliselt paremat hinda kui mujal. Ja lisaks üks äge asi veel, mida tegelikult nüüd saab ka pakkuda, on seesama vahuga vineer, mida sai pandud ka sinna või siia kämperisse, seintesse ja mööblisse ja siia-sinna veel. Selle tahvel, suur tahvel siis nii-öelda 2,5 korda 1,2 meetrit kaalub 12 kilo. Võrdluseks siis tavaline paplivineer on umbes 18 kilo, kasevineer on üldse umbes 28 kilo. Ehk siis juba, kui selle tavaline pappel asendada selle vahuga vineeriga, siis auto peale ikka 10 pluss tahvlit läheb, et see on juba seal 70 kilo võitu vähemalt. Aga ühesõnaga, millegi vastu huvi on, kirjutage, helistage, andke märku ja midagi ikka pakume. No nii, oleme lõpuks selle elukaga siis nii kaugele jõudnud, et sisuliselt kõik on valmis. Klient jõudis juba vahepeal paar nädalat testida ka. Nüüd teeme veel paar väikest parandust ja siis on kõik, aga neid parandusi me teile näitama ei hakka. Ehk siis teeme kiire tuuri, mis siis lõpuks tehtud sai. Ukse kõrvalt saab kohe valgused põlema panna. Ukse juures ka siis sääsevõrk olemas. Ja kohe ongi, ütleme siis kööginurk. Mingid uksed, panipaigad, sahtlid, kõik muu vajalik. Ja ega siin köögi poolest väga palju ei ole, polnud ka otseselt vajadust. Sahtlis on eraldi elektriline pliit, et siin elektrisüsteem on nii võimas, et saab tavalist induksioonipliiti kasutada. Ja siis on ka mikrokas olemas. Lisaks siukene fancy osa siin on, et siin on ka selline väike peidukas, kust siis tuleb välja väga uhke fancy telekas. Ehk siis saab siinsamas istmel istuda, vaadata, mõlemad eestlased istmed käivad ringi
ehk siis sa toetad jalgu sinna või istud teiste istmete peal, aga ikka mõnus lammakas telekas. Ja jah, kui istme ringi keerad, siis siin jääb ka väike siuke lauapind, tasapind, kus saab, ma ei tea, arvutis mingeid asju teha. Ja kõik need on siis push-lukkudega, kuna siin on suht kitsas, et siis mingid käepidemed asju ei ole vaja ja täpselt nii. Kõik käib niimoodi. Siin siis on veel mingid lülitid, kõllid, asjad, kõik muu vajalik. Ja tagumises osas siis ühel pool siis all veepaak, siin on mingid Access hatchid, üks on korgile, teine on veepaagi tühjenduskraanile kohvimasin ja siis siin üleval on ka siukene väiksem kapp lihtsalt panipaiga jaoks ja teisel pool on siis kõikvõimalikud ruuterid, mingid kaamerate asjad, siin on ekraanid, kus siis näeb voolutaset, veepaake, inverteri lülitus, truuma ja siis kõik muud mingid veepumba lülitid ja makivoolud ringi ja kõik muu, mis võiks vaja minna, on siin. Ja teisel pool siis vannituba, võib-olla vähe suurem kui muidu kämperites on. Vetsupott, kraanikauss, mingisugused sahtlid. Siuke suht lihtne märk. Unikonks asju asjade riputamiseks. Ja siin vahekäigus siis on veel külmik, mis tegelikult liigub. Et siuke ka lihtne lahendus. Ja lisaks siis siit eest saab vajaduse korral ka taha, et selle külmiku saab eest ära liigutada ja siis kogu voodi klaapib ennast ülesse, et siin voodi all on ka mingisugused panipaigad, kust võib-olla tahab mingeid asju ära võtta. Et siin voodi all ongi tegelikult otstes on panipaigad. Siin on ka mingid pistikud asjad. See on panipaik, siin on panipaigad ja ülejäänud kõik siis põhimõtteliselt kuulub tehnikale. Siin on siis kõik vajalikud elektrividinad, millest Siim on ilmselt rohkem kui korra juba rääkinud. Aga jah, akud, laadijad, kaitsmekarbid, kilbid, kõik muu vajalik. Ja siis siin viimases vähes on inverter ja veel mingid panipaika asju. Ja teisel pool siis truuma, veesüsteem, mingid veekraanid, saab individuaalselt seadmeid välja lükata. Ja frost control ja nii edasi. Ja voodis ka veel üks telekas, lisaks siis veel siin kirstud, kuhu saab pea lihtne voodipesuvärki panna ja siis siin on veel, ei näe, ühesõnaga veel üks riidekapp. Vot. Ja selline ta ongi. Meie jääme siin veel mingeid nipet-nepet asju tegema. Mõni konks siia, mõni konks sinna. Aega läks kõvasti rohkem kui ootasime, aga vast tuli normaalne asi ka. Loodan, et video meeldis. Ja mis siis muud, kui varsti tuleb juba sellest teisest printerist, mis võib-olla kuskil ka vahepeal paistis, tulevad uued videod, nii et pange subscribe ja sellest tuleb ka aega asi. Tava ikka. Sõidab külje maha. Tõestus olema, nüüd näe ei on ruumi küll, peegleid. Vastu paikast on jah, siin on. Võiks mingi kaamera ära kukkuda. Noh, esimesed emotsioonid peale. On jah. Siin peaks peti peale panema, et mitu minutit läheb enne esimest kõnet. Ma tahtsin just öelda, et see nii lühike hetkel juba mingi probleem oli. Ta jõudis tagurdada 3 meetrit ja juba oli, et oota midagi piiksub. Jah, mu pett on, et homme kell 12 tuleb kõne, aga see ei pruugi probleemidega olla. Aga päris probleem ei tea. Ma arvan, et tuleb kõne ja küsib lihtsalt mingeid asju. Aha, okei. Õnneks need kõnetavad mulle, nii et